on päris keeruline rada. Vist pidi olema piirivalve rada. Väga halb rada rattaga sõiduks. Vaat sellised kohad on kivised ja väga ohtlikud. Nüüd läheb läbi mingi mahajäetud vana surnuaia. On küll kuradi rada. Juba ettevaatlik peab olema. On päris huvitav, aga hästi ettevaatlik peab olema. Juurikaid on ja pehmeid kohti. Ühes kohas oli ka laudtee.
siin on väga palju väga tiivaseid lõike. No näiteks nüüd siin läbi rammida. Ega ma ei tea, kas rada kuskilt siit läheb, sest siin neid värvilisi triipe ei ole. Siin on päris kõrge seljandik, 10-3 meetrit on küll alla vist merele. Täielik ürgmets, kordatud suured puud, kivid, risu. Nüüd on viimased kilomeetrid olnud väga metsikud, sisuliselt rada siin ei ole, aga vähemasti puude peal on märgid. Nende järgi tuleb siis liikuda.
vahepeal otsisin niideid. Läksin mitu korda üles sellest rannikust panga peale, seal tupik ja suletud ja siis nägin ühtesid matkaid, kes tulid vastu. Õigest otsast panin ka mööda, ei näe, kust nad lähevad. Ütles, et tuleb õudne, no nüüd nägesti talv, aga ai raisk. Siin on ikka vahepeal ikka metsik padrik. Üle puude tuli tõsta, ei näe, siin tee all kive ja juurikaid. Läksin randa, rannas oli jube liiv, sõita ei saa, no näed, hakkavad jälle puud. Enam palju ei ole jäänud, see on olnud lõpuosa küll väga vastik. Ühes kohas käisin jälle käna, ei saanud jalga pedaali küljest lahti. Okei, siin tuleb olla ettevaatlik. Jah, suht vastik rada siin lõpus. Tehtud. Jõhker värk. Ligi 60 kilomeetrit hommikust peale. Veel mäest üles rõvedat pressida, siis on tehtud.